laseme alguslauluks. Olgu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Ja õnnistatud olgu tema kuningriik, nüüd ikka ja igavesti. Aamen. Kõigeväärine Jumal, sul on avalikud südamed. Sina tead kõiki igatsusi ja sinu eest ei ole varjul ükski saladus. Puhastame südamemõtted oma püha vaimu ilmutuse kaudu. Me võiksime sind armastada täiuslikult ja väärikalt ülendada sinu püha nime, Jeesuse Kristuse, me issanda läbi. Aamen. Me laulame Au olgu Jumalale kõrges. Gloria. Thank you.
kel õnnistatud poeg enne oma surma palvetas oma jüngrite pärast. Et nemad võiksid olla üks, nõnda nagu sina ja tema olete üks. Anna, et sinu kirik kokku köidetud armastuses ja sõnakuulelikkuses sinu vastu oleks ühendatud ühe vaimu kaudu ühte ihusse, et maailm võiks uskuda temasse, kelle sina oled läkitanud, sinu pojasse, missandasse, Jeesusesse, Kristusesse, kes elab ja valitseb koos sinu ja püha vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja võtame istet ja kuuleme lektsiooni. Lugemine prohveti Jesaja raamatust. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuuepalistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, igaühel neist oli 6 tiiba. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja mina ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Vaadake, kui hea on meie issand. Vaadake, kui hea on meie issand. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad. See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrkub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrkub alla tema rõivaste palistusse ja nagu Hermani kaste, mis langeb maha Sioni mägedele, sest sinna on issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. Vaadake, kui hea on meie issand. Vaadake, kui hea on meie issand. Teine lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteusele. See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaataja ametit, siis ta igatseb üllast tööd. Ülevaataja peab siis olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomer ega vakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja raha himuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest. Ta ärgu olgu ka vastpöördunud, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat. Tal peab olema hea tunnistus ka neid, kes on väljaspoolt kogudust, et ta ei langeks hõrjutamise alla ega kurati silmusesse. Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini
kes ei ole liigkasuvõtjad, vaid kellel ususaladus on puhtas südametunnistuses. Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Me tõuseme püha evangeeliumi kuulamiseks. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, Jumalale, kes oli, kes on ja kes tuleb. Austus olgu sulle, Issand Jeesus Kristus. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on püha evangeelium. Ülistus olgu sulle, Issand Jeesus Kristus. Võtke istet, palun. Täna me oleme siin ühel erakordsel päeval. Ja teades seda, et siin ei ole mitte ainult eesti keelt kõnelevad inimesed, oli küsimus, et mismoodi me selle jutlusega saame. Kuna meil on suur rõõm tervitada meie keskel Lätist piiskop Jaanist, isa Jaanist koos oma abikaasaga. Ja siis ma mõtlesin, et ma võin jutluse pidada 3 korda sama jutluse. Eesti keeles, vene keeles või siis eesti keeles ja läti keeles. Aga läti keelt ma ei oska. Siis oleks pidanud eesti keeles, inglise keeles või pidada. Oli üks kiusatus veel, et jutlus pidada ladina keeles. Ja siis vaadata, kui haritud meie seltskond siin on. Aga jätsime selle siiski ära ja lahendasime selle praegu nii, nagu te näete, isa Jaanis läks oma abikaasa kõrvale, tõlgib talle ilusti läti keelde. Aga nüüd on tekib küsimus, et mis keeles ma jutlustan, et isa Jaanis tõlgida saab. You understand, jah? Nii et selles mõttes mul you are my son, jah? Okay. Now I will begin soon from Ma kirjutasin oma jutluse siis välja, et isa Jaanisel oleks see käes ja saaks tõlkida. Kallid sõbrad, me peaksime väga tõsiselt mõtlema selle peale, millisele tasandile meie armas vend Raivo täna saab kiriku struktuuris asetatud, pandud.
me issand Jeesus Kristus ise, kes oli isa poolt läkitatud, et ta võiks inimkonna patu kanda, saatis välja 12 apostlit, kes olid püha vaimu väes, kes kuulutasid evangeeliumi ja kes kogusid kokku kõik rahvad ühte tarasse, kui me võiksime niimoodi öelda. Ja issanda mõte oli selleks, et inimesed võiksid saada pühitsetud ja et karjased võiksid olla nende juhtijateks. Praegu me oleme siin apostlite ametit jätkamas. Apostlid olid piiskopid ja täna me oleme ka piiskopiks pühitsemas ühte meie hulgas. Ja käte peale panemise kaudu andsid nad edasi Jumala pühavaimu anni, mille nad olid Kristuselt saanud, et selle sakramendi osa võiks olla edasi antud. Ja nii on käinud põlvkonnalt põlvkonnale. Esimesest traditsioonist peale. Kas te muide teate, et see sõna traditsioon, traditio ladina keeles tähendab sõnasõnalises eestikeelses tõlkes kätelt kätele edasi antud. Me teinekord Eestis oleme selle traditsiooni mõtte nagu viinud teise sellisesse, aga kätelt kätele edasi antud. Ja nii on tõepoolest apostlite ja piiskopite suksessioon olnud, et me issanda töö võiks kesta, minna edasi ja laieneda. Episkopaat on selle teenistuse nimi, aga see ei ole mitte auamet. Paljud inimesed ütlevad, et piiskopid on nagu mõnes mõttes nagu valitsejad, ka mõnes kirikus kasutatakse seda terminit, aga vastavalt meie meistri ettekujutusele, kes tahab olla suurim, see olgu kõige väiksem, kõikide teenija ja kes tahab olla tõeline juht, see peaks olema sulane. Jutlusta sobival ajal ja mitte sobival ajal. Kuuluta õiget õpetust. Olgu palve ja iseenda ohvriks toomine inimeste heaks, sinu sisemiseks arusaamiseks ja hoiatuks. Ja nagu sõna ütleb, et sa võiksid palju armu omada Kristuse pühaduse täiuses. Kirikus on sinu kätte usaldatud üks tõeliselt suur ülesanne olla Kristuse müsteeriumide valvaja, kaitsja, edasiandja. Kõigepealt koos preestrite ja diakonidega, aga samuti vaeste ja nõrkadega, nendega, keda keegi teine ei tahaks isegi võib-olla näha. Olgu nii, et sinu apostolikus töös nad võiksid kuulata sinu sõna hea meelega ja ka sinu imeline hool kõikide pärast. Kõikide inimeste pärast oleks see, et kõik võiksid Kristuse imelisse lambatarasse jõuda, nii nagu nad oma elu on issandale Jeesusele pühitsanud. Katoolses kirikus, kus me oleme ühendatud armastuse kaudu,
ära unusta, et sa ühined täna piiskoppide kolleegiumiga. Sa oled üks paljudest. Mitte üks eraldiseisev, mitte üks, kes on ainukene, vaid üks paljudest. Ja selles mõttes sa saad olla osaduses paljudega, kellel on antud ülesanne Kristuse kirikus. Kristuse kirikus, kus terve Kristuse järgijate hulk võib olla juhitud Jumala pühast vaimust ja kus Jumala püha vaim võib kontrollida tervet kirikut. Isa nimel, kelle kuju sa esindad kirikus, poja nimel, kelle amet õpetaja, preestrina ja pastorina on sinu teenimisamet, ja püha vaimu nimel, kes annab elu Kristuse kirikule ja kes tugevdab sind kõiges selles, mida sa vajad. Olla karjane tähendab olla eesmineja. Me tihti tänapäeval, kui me tuleme selle võrdumi juurde, kus olid vanasti karjased ja kari, siis tundub meile kuidagi see natuke nagu alandav või imeline, aga see oli väga sõbralik vanasti öelda, et ma olen üks issanda lambakene ja karjused läksid ees ja inimesed läksid järele. Olgu see ka nii, armas vend, Raivo, järel ja sinu jälgedes. Aamen. Me tõuseme ja tunnistame üheskoos oma kristlikku usku nõnda öeldes. Me usume ühte ainsasse Jumalasse, kõige väärisesse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse. Me usume ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ja meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi neitsi Maarjast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade järgi ja läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Me usume pühasse vaimusse, Issandasse, elavaks tegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Me usume üht püha, katoolset ja apostoolset kirikut. Me tunnistame üht ainust ristimist pattude andeks saamiseks ja ootame surnute ülestõusmist ja tulevase ajastu elu. Aamen. Me võtame istet ja kuuleme ühe viiolat.
pühade isade poolt on loodud piiskopi amet. Ja Jumala sõna ütleb, et seda praktiseerides apostlid on öelnud, ärge kiirustage ühegi mehe peale käte peale panemisel. Ja sellepärast, mu armas vend Kristuses, ma küsin sinu käest, kas sa oled valmis kogu oma südamest vastu võtma kõike, mis kaasneb piiskopi ametiga, siis vasta kogu oma südamest olen ma valmis. Kogu oma südamest olen ma valmis. Kas sa oma sõna ja eeskujuga õpetad inimesi, kes on sinu alluvuses, kellega sa tegeled ja annad edasi seda, mida sa oled õppinud pühast evangeeliumist? Ma teen seda. Ma teen seda. Kas sa võtad vastu, õpetad ja jälgid isade pühasid traditsioone? Ma jälgin. Kas sa hoidud kõigest kurjast ja nii palju kui võimalik issand abiga muudad olukorda sinu ümber paremaks? Tahad sa seda teha? Tahan seda teha. Tahad sa Jumala abiga elada puhtuses ja kainuses? Ma tahan seda. Kas sa oled valmis järgima alandlikkust ja kannatlikkust ja õpetama seda ka teistele? Olen valmis. Kas sa tahad olla kättesaadav ja issanda nimel olla mõistev ja arusaadav vaestele ja võõrastele? Ma tahan olla. Issand, andku sulle armu, et kõik see, mille sa oled oma jaatava sõna öelnud, võiks Jumal anda jõudu ja jaksu sulle. Kas usud, et püha kolmainsus, Isa, Poeg ja Püha Vaim on üks Jumal kolmes isikus, pühas kolmainsuses, üks substants, üks igaviklikkus ja tema läbi on loodud kõik, mis on loodud ja temast lähtub kõik, mis on loodud, nähtav ja nähtamatu, siis vasta, ma usun seda. Ma usun seda. Kas usud, et iga isik pühas kolmainsuses on üks tõeline, täiuslik ja perfektne Jumal? Ma usun seda. Kas sa usud seda, et Jumala Poeg, jumalik sõna, sündinud Isast igavikus, on Isaga võrdne ja kuigi ta on tulnud siia maailma püha vaimu kaudu neitsi maailmast, neitsi Maarjast, omab seega nagu kahekordset sündi ja seetõttu on meile lähetatud kui Jumal Jumalast, kes kannatas meie pärast ja meie lunastuseks, koges tõelist ihulist valu, ta tapeti ristile löödes, ta maeti maha ja ta tõusis taas 3. päeval üles surnust.
tõelises liha ülestõusmises. Et nüüd ta istub isa paremal käel, kus on ta tulemas kohut mõistma elavate ja surnute üle. Usud sa seda? Ma usun. Kas usud seda, et püha kolmainsus ei ole mitte 3 Jumalat, vaid üks Jumal, igavene, nähtavatu ja muutumatu Jumal? Kas sa usud, et püha katoolne apostoolne kirik on üks tõeline kirik, kus on üks tõeline ristimine ja tõeline pattude andeks saamine kõikidest pattudest? Ma usun. Kas sa tahad seista iga eksiõpetuse vastu, mis tõstab pead püha katoolse kiriku vastu? Jah, tahan. Kas sa usud, et igavene issand Jumal on autoriks nii vanale kui uuele testamentile? Ma usun. Issand, kasvatagu sinu usku, armas vend Kristuses, ja olgu igal päeval sinuga. Nüüd piiskopi kandidaat prostatsiooni vormis lavab siin, meie kõik aga tõuseme, et palvetada pühade litaania palvet. Ja ma arvan, et te mõistate, et kõik see, mis on kirjutatud rasvases kirjas, see on see, mida kogudus ütleb. Issand, halasta. Issand, halasta. Kristus, halasta. Kristus, halasta. Kristus, kuule meid. Kristus, kuule. Jumal taevane isa, Jumal poeg, maailma lunastaja, püha kolmainus Jumal, püha Maaria, püha Jumala sünnitaja, püha neitsite neitsi, püha Miikal, Gabriel ja Rafael, kõik pühad inglid, püha Abraham, püha Mooses, püha Eelia, püha Rist ja Johannes, püha Joosep, kõik pühad patriarhid ja prohvetid, pühad Peetrus ja Paulus, püha Andreas, pühad Johannes ja Jaakobus, püha Toomas, püha Matteus, kõik pühad apostlid ja evangelistid, püha Luukas, püha Markus, püha Barnabas, püha Magdalena,
kõik pühad issanda jüngrid, püha Stefanus, püha Ignatius Antiookiast, püha Polükarpos, püha Justinus, püha Laurentius, püha Küprianus, püha Bonifatius, püha Toomas Becket, püha John Fisher ja Jean de Brefold, püha Pierre Chanel, püha Carlos Luanga, pühad Perpetua ja Felicitas, püha Agnes, püha Maria Goretti, kõik pühad märtrid, pühad Leo ja Gregorius, püha Ambrosius, püha Hieronymus, püha Augustinus, püha Athanasius, pühad Basilius ja Gregorius Natsiansist, püha Johannes Chrysostomus, püha Martinus, püha Patrick, pühad Kirillos ja Metodios, püha Carlo Borromeo, püha Franciscus Salesius, püha Pius X, püha Antonius, püha Benedictus, püha Bernardus, pühad Franciscus ja Dominicus, püha Toomas Aquinost, püha Ignatius Loyolast, püha Francisco Javier, püha Vincent de Paul, püha Jean-Marie Vianney, püha Giovanni Bosco, püha Katariina Sienast, püha Theresa Avilast, püha Rosa Liimast, püha Ludvig, püha Kasimir, püha Monika, püha Hedvig, püha Elisabeth Ungarist, kõik Jumala pühakud, ole meile armuline, ole meile armuline, kõigest kurjast, igast patust, saatana sepitsustest, vihast, vihkamisest ja kurjast tahtest, kõlvatuse vaimust, uhkusest ja kõrkusest, pilkamisest ja reetmisest, ükskõiksusest ja laiskusest, raskemeelsusest ja kahtlusest, kangekaelsuse vaimust, südamekõvadusest, katastroofidest ja loodusõnnetustest, näljast, sõjast ja haigustest, elukeskkonna saastamisest, ootamatust surmast, igavesest hukatusest. Me palume sind, et sa meile patud annaksid andeks. Me palume sind, et sa meid õigele patukaheksusel juhiksid. Me palume sind, et sa meid usus kinnitaksid ja kutsumuses kindlaks jääda aitaksid. Me palume sind, et sa maale vilja annaksid ja seda hävinemist hoiaksid. Me palume sind, et sa oleksid meile armuline. Me palume sind, et sa meid taevase järgi igatsema õpetaksid. Me palume sind, et sa meie vendi ja sugulasi igavese hukatuse eest hoiaksid.
me palume sind, et sa kõigile surma läbi lahkunuile igavese rahu annaksid. me palume sind, et sa oma püha kirikut juhataksid. me palume sind, et sa paavstile ja kogu vaimulikkonnale tõelise vabaduse vaimu annaksid. me palume sind, et sa kõiki kristlasi usus ühtsusele juhiksid. me palume sind, et sa kõiki inimesi oma evangeeliumiga valgustaksid. Jumala tal, kes sa maailma patud ära kannad. Jumala tal, kes sa maailma patud ära kannad. Jumala tal, kes sa maailma patud ära kannad. Jeesus, kuule meid. Palvetagem, halasta Jumal, kes sa näed kõiki meie eksimusi. Võta kuulda meie palve ja kõiki pühakute eeskostet, et me nende eeskujul võiksime sind kuulata ja teenida ning pärida igavese elu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. me võtame istet ja kuuleme vioolapala.
sind, kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Olgu sa salvitud ja võitud Jumala nimel selleks tööks, mis ta on sind kutsunud. Olgu salvitud sinu käed, me palume, et sina võiksid olla see, kes sa tõeliselt õnnistaksid ja võiaksid seda meest. Kolmain Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issa me palume, et see mees võiks elada Jumala sõnas, Jumala sõna all ja Jumala sõna juhtimises. Kolmain Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Võta see sõna, olgu see teetähiseks sinu teega. Võta see sõrmus sümboliks sellest meelevallast, mida sulle on antud. Kolmain Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peal, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Give blessing in that thing, please, Father.
lubage mul esitada teile kõige uuemat piiskopit Kristuse ühes pühas katoolses ja apostoolses kirikus, piiskop Raivo. Aplaus! Issand on see, kes paneb kõik asjad paika. Issand on see, kes kõiki asju korraldab. Nüüd me teeme mitut asja ühe korraga. Kõigepealt me kuulame ühe vioolapala, aga seda kuulates me paneme kokku ka korjanduse Jumala riigi töö ülesehitamiseks. Eks? Ja meie, kes me läheme nüüd armulau osasse edasi, siis see on traditsioon, et pärast pühitsemist uus piiskop pühitseb ka armulaua ja et me paneme ennast kaasulatesse. Kuulame siis seda vioolapala ja paneme kokku ohvrianna. Me kuuleme veel ühe vioolapala.
tõuseme. Issand olgu teiega ja sinu vaimuga. soovime üksteisele Jumala rahu ja head läbisaamist. Kui me oleme rahusoovi edastanud, võtame oma kohad sisse ja jääme seisma. Võtke istet ka. Ja kui nüüd meie muusikud veel ühe ilusa pala mängisid. Me tõuseme. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Tõstkem oma südamed Issanda poole. Meie tõstame oma südamed Issanda poole. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Sest on kohus anda talle kiitust ja tänu. See on õige, rõõmus ning hea, et me alati ja kõikjal võime tuua sulle tänu. Kõikväeline Isa, taeva ja maa looja. Seepärast me kiidame sind, ühinedes inglite ja peainglite ning taevaväe hulkadega, kes igavesti sinu nimele seda ülistuslaulu laulavad.
armastuses lõid sa meid enesele ja siis, kui me olime langenud pattu ning saanud kurja ja surma osaliseks, saatsid sina oma armust oma ainsa ja igavese poja Jeesuse Kristuse osa saama meie inimlikust olemusest, et elada ja surra kui üks meie hulgast, et lepitada meid sinuga, Jumalaga ja kõikide isaga. Sel ööl, mil ta anti üle kannatusse ja surma, meie issand Jeesus Kristus võttis leiva ja peale seda, kui ta oli sind tänanud, murdis ta leiva ja andis selle oma jüngritele ning ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis antakse teie eest. Tehke seda minu mälestuseks. Pärast õhtusöömaaega võttis ta veinikarika ja peale seda, kui ta oli sind tänanud, andis ta selle neile ja ütles: jooge kõik sellest, see on uue lepingu veri, mis on valatud teie ja paljude eest kattude andeks saamiseks. Nii sageli, kui te seda teete, tehke seda minu mälestuseks. Seepärast kuulutame me ususaladust. Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud, Kristus tuleb jälle tagasi. Head isa, me pühitseme meie lunastuse mälestamist ülistuse ja tänuga. Me tuletame meelde tema surma, üles tõusmist ja taevasse minekut ning toome sulle need annid. Pühitse neid ande oma püha vaimu läbi, et need oleksid sinu rahvale, sinu poja ihuks ja vereks, püha roob ja joob uuest ja igavesest elust temas. Issand, pea meeles oma üht püha katoolset ja apostoolset kirikut, mis on sinu püha vere kaudu lunastatud. Pea meeles patriarh Paulust, kardinal Heidot ja piiskop Raivot ja kõiki, kes on teenimas sinu kirikus. Pea meeles oma rahvas, kes otsib sinu tõde. Pea meeles kõiki, kes on surnud Kristuse rahus ja neid, kel usk on üksnes sulle teada. Too need igavese rahu ja rõõmu sisse. Issand, anna arm, et me võiksime saada pärandi koos pühima neitsi Maarjaga, patriarhidega, prohvetitega, apostlitega ja märtritega ja kõigi pühadega, kes on leidnud armu sinu silmis läbi aegade. Me ülistame ja kiidame sind koos nendega ja toome sulle au ja tänu Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Pühitse samuti meid, et mustavalt seda püha sakramenti vastu võtaksime ja teeniksime sind ühtsuses, jätkuvuses ja rahus. Ja viimsel päeval too meid koos kõigi sinu pühadega, sinu igavese kuningriigi rõõmusse. Kõike seda me palume sinu poja Jeesuse Kristuse läbi. Tema läbi ja koos temaga ja temas on püha vaimu ühtsuses kõik au ja austus sinu, kõik vääline isa, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. Ja nüüd, nagu mu õnnistegi õpetas meid, palvetame üheskoos. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgslastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Halleluuja! Kristus meie paasatal ohverdatakse meie eest.
seepärast rõõmustegem üheskoos. Halleluuja! Aga sina oled seesama Issand, kelle halastus ei lõpe. Sellepärast luba, armuline Issand, meid selles sinu poja, Jeesuse Kristuse sakramendis osa saada nõnda, et võiksime käia uues elus, saada tema sarnaseks ning jääda alati temasse ja tema meisse. Aamen. Need kõik, kes on ristitud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja usuvad Kristuse tõelist kohalolekut armulaual, tulgem Issanda lauale, seistes võttes vastu siis armulaua andmeid.
varakirikust alates on olnud traditsioon, kus piiskoppide hulka tulnud uus vend õnnistab ka neid piiskoppe, kes tema pühitsemisel on olnud osalised. Me jääme istudes vaiksesse palvesse. Me tõuseme. See on kiituspalve Jumalale. Te Deum. Võtame oma kavadesse. Sind, Jumal, kiidame, sind, Issand, tunnistame. Sind igavest, Isa, austab kõik maa. Sulle kõik inglid, sulle taevad ja kõik võimud. Sulle keerupid ja seeravid hüüavad lahkamata. Püha, püha, püha on Issand vägede Jumal. Taevas ja maa on täis sinu au. Sind kiidab aurikas apostlite kool. Sind kiiduväärne prohvetite hulk. Sind kiidab hiilgav märtrite vägi. Sind tunnistab püha kirik üle kogu maailma. Lõputu majesteetlikkusega Isa, sinu auväärset, tõelist ja ainsat poega. Samuti lohutajad püha vaimu. Sina aukuningas Kristus. Sina oled Isa igavene poeg. Kui sa võtsid enda peale inimkonna päästmise, ei pidanud sa väärituks neitsi Maarja Üska. Võitu surma astuda, avasid sa taevariigi kõikidele usklikele. Sa istud Jumala paremal käel Isa hiilguses. Sind usume kohtuma issena tulevat. Seepärast palume sind aitama sulaseid, keda sa lunasid oma kalli verega. Lase meid olla koos sinu pühadega igaveses auhiilguses. Päästa oma rahvas Issand ja õnnista oma pärandust. Valitse ja hoia neid igavesti. Igal päeval me ülistame sind. Ja kiidame su nime igavesest ajast igavesti. Issand, hoia meid armulikult selgi päeval patu eest. Halasta meie peale, Issand, halasta meie peale. Issand, olgu sinu halastus meie üle, nii nagu meie usaldus on sinus. Issand, sinule loodan, ära jäta mind iialgi häbisse. Ja nagu on ka traditsioon, uus piiskop annab rahvale ka edasi õnnistuse. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma vale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Olmainu Jumala, Isa, Poja
ja püha vaimu nimel. Aamen. Me laulame lõpulaulu ja protsessiooniga läheme siis kiriku teise otsa. Ja kui see on läbi, siis te võite kõik tulla siit sellest uksest. Kõige lõpus paremal on selline väike kohvikuosa, kus me saame olla veel tee ja kohvi osaduses. Nii et palun kõiki tulla, mitte kellelgi ära minna ja saate ka isa Raivole oma õnnesoovid siis seal kohviku osas edasi anda. Minge kõike maailma, rõõmustades püha vaimu väes. Tänu olgu issandale. Kiitte missa eest. Teo gracias.